Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse Veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 19 kuni 25 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab mõõdukuse kaardiga ja siin kõrval on kohe sauade 7. Sauade 7 räägib sellest, et te peate oma seisukohti kaitsma või teile on pandud liiga suur koormus. Et te tunnete, et ei jaksa, ei taha seda koormat kanda. Ja siit edasi tuleb meil 5, karikate 5 ja karikate 5 räägib sellest, et teil on kurvastus, suur kurvastus millegi pärast, mis minevikus on läinud halvasti. Teil on 3 karikat siin ümber läinud ja te kurvastate hirmsasti selle pärast, mis on läinud halvasti, mis ei ole, te nagu üldse ei näe seda, et teil on 2 karikat siin veel püsti. Et ega see tuleb aeg maha võtta, ütleb siit edasi see mõõkade 4. Teil pole mõtet kurvastada selle pärast, mida te muuta ei saa. Teil tuleks keskenduda nendele 2 karikale, mis on veel püsti. Eks teie teate, mis olukord see on, kus oli palju pingeid, kus te pidite oma seisukohti kaitsma, kus teil tuli säilitada mõõdukus ja tasakaal oma tunnetes ja väljaütlemistes ja kõiges muus, milles meil siin seda mõõdukust vaja on. Et võtke aeg maha, mõelge selle peale, keskenduge nendele 2 karikale, mis on teil veel püsti. Ärge kurvastage nende pärast, mis on juba läinud. Seda te muuta enam ei saa. Te saate puhata, saate olukorda hinnata. Nüüd võib olla, kui natukene on aega mööda läinud, on ehk lihtsam tagasi vaadata ja mõelda, et kus siin asjad läksid viltu ja mida te saaksite teha teisiti. Siin all on sauade kuningas ja siin on üldse palju sauade kaarte, on sauade kuningas, sauade 3 ja sauade rüütel. Sauade kuningas ja sauade 3. No sauade 3 on nagu minu jaoks selline ootamise kaart, et te olete nagu õhku visanud mingi küsimuse, olete pidanud mingi plaani, kirjutanud kellelegi meili, teinud kellelegi mingi ettepaneku ja nüüd te ootate seda vastust. Ja see vastus tuleb selle sauade rüütel, toob teile selle vastuse. Ja sauade kuningas räägib seda, et te olete juba oma peas teinud mingi plaani. No see näitabki seda, et te olete teinud selle plaani oma peas valmis, olete esitanud küsimuse, saatnud meili, mis iganes te ootate vastust. Ja see rüütel nädala lõpuks toob teile vastuse. Ja minu jaoks on rüütlid alati sellised olukorrapäästjad, et ma arvan, et see vastus muidugi selgub siin järgmisel nädala lugemises, sest ma ei näe siit edasi, ma näen ainult seda, et see rüütel tuleb selle vastusega. Ja ma ikkagi arvan, et see vastus on nagu positiivne, et siit hakkavad asjad nagu paremaks minema. Et kui see kurvastus ja võitlus oma seisukohtade eest nagu mööda lähevad, tuleb lihtsalt selja taha jätta kõik ja vaadata, teil on juba plaan valmis tuleviku suhtes, et hoidke siis oma plaanist kinni, oodake see vastus ära, mida rüütel teile toob ja vaatame järgmine nädal, kus suunas hakkavad asjad liikuma. Aga mina tänan ja kohtume järgmisel nädalal.